Äripäevaraadio. Sisuturundussaade. Tervist ja tere kuulama saadet Investeerimisideede universum. Selle saate toob teieni KPMG Eesti ja Hanno Lindberg. Sellest ettevõttest on kaassaatejuht. Tere tulemast, Hanno. Ja, tere Ando. Mina olen Hando Sinisalu, teine saatejuht ja meil on ka kaks külalist täna. Galerist Reigo Kuivjõgi, tere. Tervist. Ja ettevõtja, investor ja kunstihuviline Riivo Anton, tervist. Tervist. Ja ilmselt juba nutikamad kuulajad sissejuhatuses said aru, et kunsti teema täna jutuks tuleb. Me räägime kunsti investeerimisse ja need, kes kuulasid meie eelmist saadet autodest, ilmselt saate pealkiri rääkis autodesse investeerimisest ja saate järeldus oli see, et see on ikka pigem kulu kui investeering, et ma arvan, et täna me vist jõuame ikkagi teistsugustele järeldustele ka, aga mitte ette rutata siis maailma kõige olulisem küsimus alustuseks, et mis on kunst, millest me üldse täna räägime, kes tahab esimesena oma definitsiooni öelda? No ei, ma võin ise tulistada, sest ega kunstile ka laias maailmas väga täpset definitsiooni ei olegi. Aga just sel põhjusel, et teda osalt peetakse kas kitsamaks või siis laiemaks ja teda saab pidada isegi väga laiaks asjaks. Ma ise ei ole oma päi nii täpselt veel mõelnud või teinud endale selgeks, et mis see kunst minu jaoks on, aga minu jaoks on ta pigem väga lai, et umbes midagi sarnast, et kunst on kõik, mida inimesed teevad esimest korda. Noh, ma usun, et seal võivad olla ka kindlasti mingisuguseid kitsendusi, aga võib olla ka kirve leiutamine, kunst. Ja hiljem, kui nad hakkavad näiteks seda kirjast tootma, siis ta läheb juba tiraseerimiseks, ta on tööstus. Kuigi ka tööstuses võivad olla kunstilisi kompositsioone, aga kunstipiirid on üsna laiad. Muidugi hakata sealt kitsamaks minema, kas disain või siis kujutav kunst, millest täna meil nagu investeeringu kontekstis kõige rohkem juttu tuleb, siis saab alati minna nagu täpsemaks. Aga kunst on nagu mesilased. Paljud nagu räägivad seda, et teda ei ole näha, aga siis teadlased ütlevad, kui ta ära võtta, siis inimkond hukkub. Ma usun, et see kunstiga on enam-vähem sarnane seis. Ja, no ma saadet ette valmistades ka ise lugesin neid definitsioone ja tõesti, et ega ülitäpset definitsiooni ei ole, no siis võib seda kusagil nagu käitumislikult harutada lahti. Et kõigepealt vaadates, et mida siis lapsed teevad, eks ole, kui me kunstist räägime, eelkõige mõtleme maalikunsti, siis muidugi võtta tõesti nagu laiemalt skulptuur ja kõik muud asjad ja pildid ja nii edasi, aga kui sa võtad nagu lapsed, siis üks väljendus on see, et lapsed ei oskagi ennast enne kolmandat, neljandat või võib-olla mõned inimesed, nagu öeldakse maalikunstnikud, võib-olla ei oska ennast üldse sõnades väljendada, mis ei tähenda seda, et nad rääkida ei oska, aga see on see, mida nad kommunikeerida tahavad või suudavad, on ainult võimalus läbi mingi nagu käelise tegevuse või siis läbi piltide või midagi taolist, eks ole, et öeldaksegi, et lastena, mida me esimesena hakkame tegema, mida see teooria ütleb, eks ole, me joonistame kolmnurkasid, ringe, eks ole, palju ringe on nagu suits näiteks, eks ole, et kolmnurgad on midagi taolist, mingi teine objekt ja nii edasi ja siis, kui sealt edasi mõelda, et omal ajal öeldi ka, et kui fotograafia tuli, et siis maalikunst kaob ära. Teooria oli siis selles, et kui sa nägid Delacroix'd või Jericho's ja Lampedusa parve, eks ole, siis see oli nagu film tänapäeval, see oli nii värviline, eks ole, et muidu maailm oli nagu mustvalge, eks ole, kuigi jällegi antiigis öeldakse, et neid värve oli päris palju nagu rohkem, kui sa vaatad, et kõik need objektid, mida me täna näeme mustvalgena, oli nagu väga värvilised, eks ole, siin alates sealt Napolist ja kõik Vesuvi lähedalt ja nii edasi. Aga fotograafiaga, et ikka see kunst liigub edasi, aga kui fotograafia tuli, eks ole, siis ta läks abstraktsemaks. Niimoodi, et ju ta on siis selline asi, et meil on tegelikult seda vaja. Ma jõuan ka sinnani nagu välja, et see on mingi väljendusvorm, millele ilmselt nagu asendust ei ole ja siis me jõuame selleni, et kas see on ilu või mida me siis tahame nagu näha, kas me tahame näha mingi sellise reaalse maailma paremat väljendust, kui minu käest nagu definitsiooni küsida, siis võib-olla see on mingi utoopiline või idealistlik vaade, et maailma asjadele, et me tahame seal, osad kunstikud muidugi näevad seal düstoopiat, osad näevad utoopiat, aga pigem ta on mingi ilu otsimine. Raske muidugi on jah, siin väga palju täiendada, aga ma võib-olla läheksin kitsamaks siis, et mulle tundub, et kui me räägime sellisest kujutavast kunstist, siis see on nagu looming ja teisipidi tal peaks siis mingi kvaliteedimärk
võib-olla ka olema, et võib-olla saab siis öelda kuidagi, et ta on selline meisterlikult teostatud looming või midagi sellist, võiks olla siis selline laialt tunnustatud muuseumi kvaliteediga kunst, aga ma ei julge vastu vaielda siin öeldule juba, et ongi nii lai kui kitsas definitsioon. No ma ka sõnastan siis enda vaatest hästi pragmaatiliselt, et minu arvates kunstiks kvalifitseerub see, kui mõni asjatundlik kuraator on valinud mõne töö muuseumisse, siis järelikult see on kunst ja kui ta midagi ei ole sinna valinud, siis see on vähem kunst, et ilmselt mingi filtri on ta siis läbinud. Aga nüüd sealt võib muidugi palju vaielda, aga see on võib-olla kõige sellega mina kohe vaidlekski, et see on jälle kas või praegu maalikunstis, üks on professionaalne kunst ja teine on siis harrastuslik kunst, justkui. Et ma ei ülistaks professionaalset kunsti, et seda, et ta on kõige tuntum, kõige populaarsem, kõige rohkem muuseumist nähtav, kõige kallim, kõige ostetavam, ei pruugi tähendada, et ta on kõige parem või kõige kasulikum. No, see on see suur vaidlus, et ma kuulasin mingid need podcast'e tänase ettevalmistuseks ja siis sealt tuli ka välja näiteks keegi väitsi, et Van Goghi ei osanud üldse joonistada, et väga palju sellest kunstist tulebki, et sa näed midagi teistmoodi, sa ju eks ole, et teed mingi revolutsiooni või võitled eelmise põlvkonna vastu, eks ole, et tegelikult oli seal viltu ja üldse seda perspektiiv oli vali, ei joonistada ta ka ei osanud. Eks ole, väga paljude teiste kohta ka, eks ole, see oli Rauschenbergi kohta oli sama asi, et pagan, eks ole, et Rauschenbergi ei osanud ju midagi, eks ole, ka nagu väga kuulus, et ei saanud üldse midagi pihta. Samuti jälle enda jaoks olen üsna palju võrreldnud kunsti olemust just spordiga. Et kui sa ise tead, et sa ei suuda ükskõik mis erialal, ütleme kaugushüppes, olümpiavõitjaks tulla või olümpiavõitjale saada, siis see ei tähenda seda, et sa ei tohiks metsajooksu teha või mõlemad on sport, lihtsalt igaüks on spordi erinevad tasemed. Ja minu meelest ka kunsti nagu heaks ja halvaks nimetamisest ma tihti hästi palju hoidun, et see justkui võib tõmmata mõnel harrastuskunstnikul motivatsiooni maha, et kuigi tema motiiv sellega tegelemiseks on eluliselt vajalik mõnele inimesele. Et kunstil on lihtsalt erinevaid tasemeid. Siis juba küsikski edasi, et aga et kas siis on see mingi originaalsus või unikaalsus või tegelikult kui küsida nagu niipidi, et mida siis tavaliselt kunstnik teeb, et ta ikkagi näeb minu arusaama kohaselt midagi teistmoodi enamuses. See nägemine on igal ühel individuaalne, et kõik ei pruugi ühtemoodi asju näha või universaalsel moel näha ja kui mõni näeb teistmoodi, siis see teistmoodi nähtud või tehtud kunst saab tihti tuntuks või populaarseks alates siis, kui keegi kunstiteadlane see lahti seletab, muuseumisse paneb ja ta omaette elu hakkab elama ja see ka alati teistmoodi nägemine ei tee veel kunstist kunsti või kunstikust kunstnikut. Et samamoodi, et iga inimene on kunstnik ja lihtsalt erinevate tasemete kunstnik. Ega ei ole küll vist ikka, mulle küll tundub, et päris iga inimene vist ikka ei ole. Iga inimene ei ole kunstnik, aga üldse see professioon, et olla kunstnik täiskohaga igapäevaselt, et see on raske töö ja paljud, kellel võib-olla ettevalmistus on olemas, ikkagi sinna püsima ei jää sellistel olmelistel asjaoludel. Kunstnik on see, kes on kunstnike liidu liige, eks ole. See määrab ära ja kunst on see, mis on muuseumis, et siis on Eestis on isegi vist niimoodi, et on olemas, eks ole, Eesti kunstnike liit, aga on olemas ka mittetulundusühing Eesti kunstnike eliit. Nii et raske öelda. Konkureeriv ühing, eks ole. Konkureeriv ühing on olemas. Ma teen kolmanda kohe, eks ole. Jah, et raske öelda, et nüüd ühe liikmed on kunstnikud ja teise omad siis pole. See jällegi minu meelest ikkagi liiga kitsas sorteerimine. Et Eesti kunstnike liidus on umbkaudu 1000 liiget, kellest ma julgen väita võib-olla veerand neist ja viimase 10 aasta jooksul üldse näitusi teinud. Samas mina teen iga aasta paar korda noortekunstnike oksjoneid, kuhu kandideerib umbes 300 kunstnikku, kellest mitte keegi või seda nii ei saa öelda, võib-olla väga-väga väike protsent alla 1 on kunstnike liidu liige. Ma ei julgeks öelda, et need ülejäänud ei ole kunstnikud. Nad on väga head kunstnikud aga nad on lihtsalt kas siis, kui nad saavad liitu sisseastumise dokumentatsioonid korda, kas sellest hetkest hakkab nende
eluperiood kunstnikuna, ma nii ei julgeks väita. Aga sa ütlesid väga head kunstnikud, aga mis see tähendab siis, et mis on siis sinu jaoks see väga hea kunstnik? Hea kunstnik on see, kes on oma erialale pühendunud, tal on huvilisi tema kunsti järgi. Täna on ju see, et sul ei pea olema kunstmuuseumis väljas, et saada huvilisi. Et ka Instagram on iga ühe individuaalne muuseum ja teda kaasatakse huvitavate näitustele, ta ise loob huvitavaid näitusi kas teistes keskkondades ja aga kui vaadata nüüd seda kunsti ja investeerimise seost, et nüüd ütleme, et keegi tahab endale soetada kunstiteose, mille väärtus ajas vähemalt ei väheneks, aga heal juhul võiks kasvada, et mida ta peaks siis vaatama, et ütleme, kui teda muu ei huvita, kui see, et ma tahaks mingi X summa panna nüüd kunstiteose alla nii, et vähemalt ma raha ei kaotaks, et kui kitsendaks seda niipidi, et millist laadi kunsti millest me siis üldse räägime? No sellisel juhul me ikkagi peaksime rääkima sellistest teostest, mis on loodud üldtunnustatud loojate poolt või kunstnike poolt. Millalgi oli selline väga lihtne nagu võimalus vaadata, et kas kunstnik on üldtunnustatud, et Eestis näiteks anti välja sellist leksikoni, Eesti kunstnike ja arhitektide bibliograafiline leksikon. Ja kui autor, või entsüklopeedia ja kui nüüd autor oli seal siis justkui nagu kirjas, et siis ta oli tunnustatud kunstnik. Muidugi seal raamatul on mitu häda, et üks häda on see näiteks, et ta ilmus pikka aega tagasi ja vahepeal on kindlasti kunstnike juurde tekkinud. Teine häda võib-olla on see, et millalgi ka oli Eestis, ma mäletan, populaarne välja anda selliseid teadmikke nagu 100 ärijuhti või mingit ettevõtjat või midagi, aga kindlasti ei saaks väita, et neid inimesi, kes nendes siis loeteludes ei olnud, et nemad nüüd nagu tegelikult ei olnud ettevõtjad või juhid. Nii et ütleme, et on nagu mingid sellised formaalsed võib-olla andmebaasid või klassifikaatorid, mille järgi saab vaadata, aga need ei ole absoluutsed. Üks asi, mida veel võib vaadata näiteks Eesti kontekstis on, et kas autor on siis tunnustatud kunstnik muuseumite kogudes, et see võib olla veel selline mõõdik. Mina vaataks siis seda võib-olla läbi investeerimise tsükli, eks ole, ütleme selline private equity, et selline stabiilne, et tahad 20% tootlust, osta siis mingi tunnustatud kunstnik, eks ole, võib-olla läheb kallimaks, võib-olla mitte, eks ole, ma ei tea, klassikast või midagi taolist. Kui mingis nendes suurtes muuseumites käia, keskaja muuseumites, siis ma kogu aeg mõtlen, et huvitav, et kui mingi sellist piibli teemalist pilti, et kuidas seda üldse õnnestub müüa või mis peaks selle väärtus olema või kas see väärtus kasvab või ei kasva või ma käisin kunagi seal Milano oli see keskaja kunstimuuseum ja ainus pilt, mis seal kõneles, oli üks Caravaggio, et ülejäänud oli kõik sellised, kui sa piiblit ka ei tea, siis Caravaggio selline nagu särama, aga Caravaggio on ka muidugi selline väga nagu tunnustatud. Teine võimalus on see, et lähed siis mingi noore kunstniku juurde või kellegi uue juurde, kes on innovaator, eks ole, mis sa saad siis päris kalli, võib-olla sellise hea tootluse, vaatad, et eeldad, et see võib tulla, aga küsimus on jah see, et võib-olla veel suurem küsimus, et miks üldse keegi peaks sellest nii palju nagu maksma, et kui seda edetabelit vaadata, Salvator Mundi, eks ole, väidetavalt on 450 miljonit, Mona Lisale, et ma vaatasin, pannakse hinnasilt külge 830 miljonit, mingid sellised suurusjärgud, et on veel kallim, ja Mona Lisa on väga väike maal, eks ole, Salvator Mundi oli ka 50 × 60 sentimeetrit, väga väikse maali ees nii palju raha. See ruutsentimeetri hind on ikka väga kõrge seal, eks ole, et materjalikulu oli suht väike, eks ole. Aga täpselt. Minnes nüüd tagasi selle teema juurde, et kas need nii-öelda praegu populaarsed kunstnikud, et on ju ka see trendidega seotud, et tulevad mõned kunstnikud, kes siis mingil põhjusel muutuvad mingil ajal hästi populaarseks, hinnad lähevad üles ja siis võib-olla mingis järgmises tsüklis unustatakse nad jällegi ära, et kui palju see nii-öelda see moevool või trend siin mõjutab, et kui kõik korraga tahavad hakata üht või teist kunstnikku ostma, et on siis mõistlik nagu selle trendiga kaasa minna või pigem siis kuidagi moodi oodata, et ma ei tea, Konrad Mägi, eks ole, kuidagi viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul on muutunud ülipopulaarseks, võib-olla enne seda mulle tundub ei olnud nii populaarne ja kas on nagu arvata, et ta nüüd jääbki
sinna ülesse või läheb see vool mööda ja tuleb keegi muu asemele, et no võib-olla jah, Reigole sama küsimuse, nagu teine pöördküsimus, et kas sa oled näinud, et mingid hinnad ka nagu kukuvad, meil kunstiga on nagu eeldus, et pigem, eks ole, et kõik läheb nagu üles, aga kas midagi on ka nagu alla tulnud, et oli kole populaarne ja pärast ei võta näpust, ei saa üldse lahti, et ostsid oksjonist ära, eks ole. Ilmselt jah, Viiralt ja Mägi, eks ole, lähed läbi unikaalsuse, aga on sul sellist näidet ka nagu? Ikka on sellised asju juhtud ka. Mul ei tule Eestist ühtegi sellist väga nimekat või markatset näidet. Aga meie kunstiturg on ka liiga õhuke või liiga lühike, et selliseid analüüse teha, sest meie turg ikkagi hakkab selle taasiseseisvumisega pihta. Tal oli mõningane turg ka esimese vabariigi ajal, kus galeriisid oli oluliselt vähem. Enne seda ja peale seda oli kunsti nii-öelda vahendamise turul ikkagi nagu katkestused või puudujäägid. Aga mujal maailmas on neid näiteid üsna palju, kus mõni kunstnik on hästi kiiresti nagu haibiks loodud, suur hulk või kriitiline mass ostjaid on kaasa tulnud, aga see haibi tekkimisel või haibi kestmisel või ülalhoidmisel on vaja lihtsalt alati suurenevat huviliste voogu sinna ostjasse ringi taha ja kui see katkeb, siis hinnad kukuvad. Damien Hirsti, kes on küll ka siiamaani just vaatad kõige nimekam nüüdisaegne kunstnik. Temal on sellised tsüklid olnud paar tükki jooksul, aga ta on ka kogu selle turunduslikus poolest, sest kunstiväljal väga-väga populaarne olnud. Aga taaskord, kui tulla jälle täiesti alguse peale, et millised kunstiteostega on kõige lihtsam teha investeerimisotsust, siis see läheb sinna sektorisse, et osta neid kunstnikke, keda pakuvad galeriid. Et kui räägib galerist praegu. Jah, ei, aga ma ei räägi, ma olen ainult üks galerist, võib-olla mingi 10 ja 100 maailmas võib-olla 20 000 galeriid. Aga ma räägin lihtsalt ühelt poolt sellepärast, et ma natuke tunnen seda valda, teiselt poolt üldse mitte sellepärast, et tulge nüüd kõik minu juurde, sest minu enda galerii tihti ei olegi igapäevast lahti. Et kui galeriist on enne teinud kogu selle kunstniku väljal mingi oma sorteeringu ära ja olgugi, kui ta juhindub oma isiklikust maitsest, aga ta näeb, et vaat sellel kunstnikul on nagu tulevikku ja ütleme, kunstniku väljendusviis on isegi võib-olla marginaalne selle asja puhul. Mis on kunstniku mõtteviis, kuidas ta suudab enda teosed laiali rääkida, kui stabiilne ja järjepidev ta on enda maalimises. Et kui on tunda, et ta ongi selline ajutine nagu projektikunstnik, siis tõenäoliselt sa ei saa nagu suurt müügijada selle peale välja ehitada. Et see minu jaoks on kõige usaldusväärsem garantii. No see ikkagi viib juttu sinna, et mingi filter on vahel, olgu selleks muuseumi kuraator või siis galerist või keegi ekspertfilter, kes teeb mingi eelvaliku ära ja pärast seda eelvaliku või siis ka selle mingisuguse leksikoni koostaja, eks ole. No seal üks asi on võib-olla see eelvalik, aga sellest olulisem veel on minu arvates see pidev töö, et kui me toome võib-olla paralleeli näiteks muusikaga, et siis enamikel artistidel on olemas manager, eks ole, kes korraldab kontserte, võtab vastu siis tellimusi, annab välja plaate, korraldab mingit PR-i, et kunstnik on tegelikult mõnes mõttes sarnane looja ja ma ei tea, ma olen kuulnud, et Eesti sellistest tippartistidest vist ainult Koit Toomel on pereliige manageriks, ülejäänud on ikkagi keegi nagu pühendunud inimene sellele asjale. Ja sama lugu on tegelikult nagu kunstnikega, et keegi peab viima messidele, keegi peab välja andma katalooge, keegi peab korraldama näitusi, et see väärtuse ehitamine tegelikult on nagu pikemaajalisem kui lihtsalt see valimine. Aga ma võib-olla mõned sellised andmetel põhinevad täpsustused veel teeksin, et üks on see, et Eestis on küll kunstnik tööde väärtused muutunud, et ma millalgi umbes 10 aastat tagasi tegin korraliku statistilise andmebaasi sellest täiesti teaduslikul tasemel ja näiteks Viiralti hinnad liikusid väga samas taktis majanduse üldise sellise käekäiguga, et seal ütleme, et 2000 mingi periood 2000 algus kuni siis 2000 lõppu kriis, eks ole, et seal nad kerisid kogu aeg ülesse ja siis, kui oli kinnisvara mulli lõhkamine, vist ma arvan, et see oli 2008 või 2007 midagi sellist, siis ka Viiralti hinnad tegelikult läksid alla, et siin saab mitu põhjust olla, et üks võib-olla oligi see, et
inimesed siis soetasid kunsti, ütleme siis sellisel kodu kaunistamise eesmärgil. Kes ikka põrgud tahab endale ja majandust. No laste tuppa võib-olla kuskile, aga et koera tuppa. Aga teine põhjus võis olla see, et lihtsalt turul sisenes palju inimesi, kellel võib-olla eelteadmisi oli pisut vähem, aga seda see kompenseerida jällegi siis rahaliste võimalustega ja lihtsalt nad teadsid, see oli autor, mida nad teadsid ja selle tõttu nagu võib-olla see ostuhuvi kontsentreerus sinna kohta, mis oli lihtsalt nagu tuntud kõige rohkem. Siis üks selline igavene teema on alati see, et elus või surnud kunstnik, eks ole, et teatavasti surnud kunstnik enam toodangut juurde ei tee, et see on väga palju ei tee, aga palju ei tee jah, et leitakse võib-olla kuskilt aeg-ajalt ka mingid varudest või pööningutel midagi, aga põhimõtteliselt on see nii-öelda piiratud, et see on lõplik ressurss, et sealt nagu midagi juurde ei tule, et samas elus kunstnik, tema puhul on see, et me ei tea seda ette, kui produktiivseks ta võib veel muutuda, et sulle äkki hakkab tootma iga nädal uut pilti ja siis nende varasemate piltide hinnad lähevad ka vist seetõttu alla, et see oht on olemas. Ja meil on ikka nagu selline huumorisaade ka, et ma siis pean seda võlahuumori taaka siin kandma ja ma loen selle küll inglise keeles ette, aga üks ka kallimaid kunstnike top 10 on siis Rothko, Marko Rothko, eks ole, kellel on päris huvitav nagu taust, et ta on pärit Daugavpilsist, läks küll enne esimest maailmasõda, emigreerus nagu USA-sse. Ja tal on seal Daugavpilsis pidi nagu mingi mälestusmärk või mingi tahvel või vähemalt ka nagu olema. Muuseum on. Muuseum on jah, eks ole, mina ei ole seal nagu käinud, ma olen Daugavpilsi kunagi sattunud, aga jah, et selles mõttes see surma kohta, et they say Rothko killed himself because he met the people who bought his art. Ehk siis tegelikult, et Rothko tappis ennast ära, kuna ta kohtus nende inimestega, kes tema kunsti nagu ostsid, et väga palju muidugi kunstnikud, et see on ka nagu huvitav teema, et tegelikult sooritavad ka või nad on ilmselt selle põlemisega ja igasuguste ainete tarbimise pärast, eks ole, sooritavad enesetappe või nende elu lõpeb varem. Samas vaatasin, see mõned elavad ka 90-aastaseks, Picasso ja teised, eks ole, et tundub ka olevat nagu sellist kaks nagu paradigmat, eks ole, aga kui küsida, et kas surnud kunstnik, eks ole, siis need tegelikult ikkagi sealt nagu jätkates, et eks need kunstnikke ju tegelikult statistiliselt vaadates sureb päris palju, eks ole, surm ilmselt ei ole see kriteerium. Ta siiski paneb piirangu loomingu juurde. Selge jah, eks ole, aga et ta pigem jah, sealt hakkab ikkagi pihta, eks ole, et miks siis mõned saavad kuulsaks ja et võib-olla see surm siis nagu seletab ära, et osad need, kes ikkagi nagu väga ereda leegiga nagu põlevad, eks ole, et nagu öeldakse, et kus see loovus nagu tegelikult tuleb, et loovus väidetavad tuleb ka erinevatest asjaoludest, aga üks on alati nagu see õnnetu lapsepõlv, mis sunnib sind, eks ole, nagu natukene või lapsepõlve teemoneid, teised on ikkagi igasugused need ained ja kõige parem siis ilmselt tundub olevat see loovuse nagu alus on siis ütleme nende kahe kombinatsioon. Ehk siis ütleme jah, et võib-olla kui seda surmateemat nagu vaadata, siis minu isiklik interpretatsioon oleks nagu selline, et kui sa ütleme, et oled väga intensiivselt ikkagi põlenud, eks ole, siis on võib-olla see tõenäolisem, et sa tegid ka nagu head kunsti. Ütleme seda ainete osa võib-olla loovuses ma liiga ka üle ei tähtsustaks, seal on, kunstnikud on alati olnud ja jäävad väga huvitavaks ja teistsuguseks natuuriks, kellel on alati olnud suurem huvi katsetada erinevaid psühhedeelseid aineid ja ka elada teistsuguses rütmis suure tõenäosusega sellepärast, et nagu varem saate alguses korra läbi käis, et nad oskavad ennast nagu visuaalses keeles väljendada palju lihtsamini kui verbaalses keeles ja see tihti on nagu headele kunstnikele olnud nagu üsna ühine joon, vahet ei ole, mis ajastul nad on sündinud. Aga jälle sellest kunstnike surmast ja peale surma asjade hinda tõusmisse, et eks see paratamatu niimoodi on, ka Eesti turul praegu eriti, et ütleme mõningate kunstnike puhul on selline surmaootus on kohe nagu tuntav. Et mõni, kes see ootab ise või investorid ootavad. Ja siis kui keegi on mõni nimekas hea kunstnik on äsja lahkunud, siis üsna nagu kiiresti tema hinnad lähevad ka nagu kõrgemale. Aga alati on sellega olnud uuel ajal, seda näitab nagu USA, kes teeb ikkagi maailma kunstiturust poole. Et neil hakkab nagu vanadest kunstnikest juba defitsiit tekkima, et kui hinda lähevad need vanad kunstnikud,
kes on enne surma jõudnud ka ikkagi mingisuguse tugevale tunnustuseni. Ja need, kui sa oled enne surma jõudnud tugevale tunnustuseni, siis suure tõenäosusega need elu jooksul maalitud maalid on sul varem ära ostetud. Ehk sa nagu põõningu leidudena enam neid teoseid ei saa. Isegi kui Rotko, kuigi ta suri just nagu varakult kiiresti ära, aga sel hetkel, kui ta ära suri, oli juba tema teoste hinnad juba väga-väga kõrged. Et ütleme, kui sa tahad soetada ühte Rotkot, pead sa ikkagi olema valmis hästi suure väljaminekuga. Ja, igaks juhuks lõikan vahele 186 miljonit on see number 8 positsioonil on siis ühe Rotko ees makstud. No jah, see on makstud peale tema surma. Jah, see on peale. Aga iga tema elu jooksul olid hinnad ikkagi märkimisväärselt kõrged. Et surm on mõnes mõttes oluline, sest see teeb nagu piiri, et ühest kohast, kus loomingit juurde ei tule ja teisest kohast, kus veel tuleb, kuid kunstnik peab elu jooksul olema ka keegi või saama kellekski, et see surm kuidagi märkimisväärselt su hindu mõjutaks. Ja seal on jälle see teine vastuolu, et kui seal on tõesti väga tuntud kunstnik, kellel on hästi suur nõudlus tema tööde vastu, siis eluea jooksul enamus nendest töödest või vähemalt tiputöödest ja töövritest ostetakse alati ära, mida alati sina siis või see uus ostja, kes tahab neid soetada, peab siis soetama sekundaarselt turult, ehk mitte enam kunstnikelt või välijatelt. Vaata, siin ma kogu aeg hõikaks nagu vahele, et vaata ega kõigil kunstnikel, eriti kes pikaajaliselt on, et vaatasin ka siin näiteks, lugesime selle maailma teise kõige kallima maali, mis on siis Kooningu Interchange on 300 miljonit. Sul on ju erinevad etapid, eks ole, ja Kooning oli ka enne surma ju dementne, eks ole, Picassol olid ka mingi erinevate värvide järgi erinevad etapid, eks ole, et kas keegi üldse enne surma midagi väga väärtuslikku muidugi nagu tootnud, eks ole, kui niipidi küsida, et sa võib-olla tead nagu paremini, eks ole, aga et kui nagu niipidi küsida, et ainult ennem surma ongi võimalik midagi väärtuslikku toota, et hiljem lihtsalt keegi teine nagu selle väärtuse nimetab. Ma vaatasin ka Rotko puhul oli ka see, et ta olid nagu väga depressiivsed, eks ole, kuna ta ise oli, eks ole, et kõik need mustad ja öeldakse, et hallid ja need toonid ja kas mitte Hokusai Jaapani kunstnik ei olnud see, kes umbes 100-aastaselt ütles, et kui ta veel paar aastat elaks, et siis ta alles jõuaks tõelise täiuseni, et ta tegelikult nagu vähemalt enda arvates, aga vist ka ekspertide arvates läks järjest paremaks kogu aeg, et ta nagu lihvis seda tehnikat ja Hokusai puhul on see ka lihtne, sest ta tegi põhimõtteliselt kogu aeg seda ühte lainet, et kui sa kogu aeg ühte asja teed, siis sa lähed paremaks. Et tal seda uut loovust nii palju nagu juurde ei tulnud, kuigi see laine tegemise virtuooslikkus on ka juba omaette mingisugune kunsti tase, kuhu jõuda. Ja võib-olla siin veel võib mõelda niimoodi, et ostja poolelt, et võib-olla on selline nagu mõned ostud võivad seotud olla ka missiooniga, et üks variant on siis soetada töid, et nad kuidagi olemasolevat kollektsiooni täiustaksid ja või on seal mingid võib-olla sellised tükid puudu, mida siis on soov soetada ja seal võib-olla siis see ostumotivatsioon ei sõltu sellest, kas autor on surnud või elav, lihtsalt seda tööd oleks nagu vaja. Teine võimalik variant on see, et sa tahad toetada kõigepealt loovustegevust ja siis sa tahad võib-olla anda kellegile võimalust edasi areneda ja võib-olla ka leida midagi sellist, mis tulevikus on siis midagi väärt ja seal surnud autoritega väga pole mõtet tegeleda selle tõttu, et nad on surnud, et nad enam paremaks minna ei saa ja teisipidi ka ütleme see kapital, mis sa siis sellesse ostu paned, see ei jõua tegelikult ütleme selle autorini. No kui nüüd väga pragmaatiliseks minna, et üks raadiokuulaja just helistas ja küsis, et mis summast alates üldse on võimalik investeerimisväärilist kunsti täna soetada. Et kui minna galeriisse või siis ka mõne kunstniku ateljeesse ja siis eeldada, et mingisugune raha on vaja siis välja anda, et kust maalt alates me üldse saame rääkida, et küsimus oleks mitte ainult seinadekoratsioonist, vaid millestki, mis võiks olla kasvava väärtusega ajas. Jah, et ma tegin selle kohta statistika, vaatasin läbi Eesti kõikide oksjonite andmed perioodil 1998 kuni 2017 ja selles valimis on umbes 3500 teost ja 40% nendest on lõpphinnas olnud odavamad kui 1000 eurot. Okei,
see on väga pika aja peale tehtud valim ja ta on natuke vana ka. Aga kui me võtame sinna, ütleme, inflatsiooni juurde, et siis minu väide oleks see, et kunst on üle elitariseeritud, et paari tuhande euro eest saab täiesti kindlasti vähem. Minu väide oleks see, et muuseumi kvaliteediga kunsti on täna võimalik osta poole iPhone'i eest, et ma ei tea täpselt, mis iPhone'i hind on, aga ütleme 1200, 1300 on kallimad. Isegi siis võib-olla odavalt, et ma paneks selle piiri 500 euro peale, et sealt on kindlasti võimalik leida häid teoseid, mille järeltulijad saavad pandimajja kui te käibemaksu vabalt teete, saate 400-ga, eks ole. aga see 500 eurone töö, mis ta tootlus nii-öelda, kui siis räägida investeeringuga, mis ta tootlus võiks siis olla, ütleme sellisel, ma ei tea, sa oled nii palju statistikat teinud, äkki sa oled seda ka vaadanud, et mis see selline keskmine aasta tootlus sellisel tööl võiks olla? Võin hõlpsasti öelda, et sellel samal perioodil, mida ma nimetasin, siis ütleme, oksjoni andmete tulemusena see keskmine tootlus on umbes 3% aastas ja see on nüüd siis reaaltootlus, et see on inflatsiooniga korrigeeritud, et kui me räägime seal sellisest nominaalsest tootlusest, et siis ta on seal umbes 5% ringis ja see on nüüd Eesti valimi põhjal sellel konkreetsel perioodil, aga ma vaatasin ka päris palju läbi sellist maailma statistikat, et tegelikult üsna sarnane. Kui sa võtad väga laialt nagu turu üldise tootluse, okei, me peame seal mõtlema, kuidas seda täpselt mõõdetakse ja nii edasi, aga üldiselt ta on umbes selline 3-5%, aga nii nagu iga teise investeeringuga, et on mingid segmendid, mis võib-olla teevad palju vähem ja on mingid segmendid, mis teevad võib-olla palju paremat tootlust. Et ta on põhimõtteliselt selline pensionifondi, konservatiivse fondi tootlus enam-vähem selle vahega, et ma saan vahepeal seda seinal ka nautida, et see pensionifondi osak lihtsalt on mul virtuaalselt kuskil investeerimiskontol ja seda nautida ei saa, eks ole. Ma hõikangi siia vahele, et väidetavad et Botticelli Veenuse sünd oli siis Medicite nagu lastetoa seinal, eks ole, rippus seal rahulikult, et nad maksid ka Botticelli. Aga see teine investeerimise nii-öelda sõnavara on siis see riskide hajutamise küsimus, et sa ütlesid ka, et see 3% on nagu keskmine, aga need siis ilmselt see käärid on päris suured, et kuidas neid riske peaks hajutama, et kas proovima osta Läti kunstnikke, Läti ja Soome kunstnikke või siis hoopiski vaatama nagu osad kaasaegsed, osad juba siis lahkunud kunstnikud või mismoodi seda riski ajutama peaks? No siin on jälle, mis on soov, et kui me lähtume sellest, et me tahame siis lihtsalt lähtuma ainult finantsilistest eesmärkidest, et siis võib-olla tasuks tõenäoliselt otsida üldse kuskilt mingit kunsti investeerivat fondi ja sinna paigutada kapital, aga kui me sealt nagu emotsionaalset intressi on ikkagi üsna raske minu arvates nagu teenida, et selles suhtes kui me mõtleme, et me tahame kapitali suurendada, aga võib-olla saada ka sellist kunsti esteetilisest väärtusest osa, et siis võib-olla kõige parem strateegia oleks järjepidevalt soetada töid, mis on kvaliteetsed ja endale kõige rohkem meeldivad, et siis on tagatud nii ütleme see turu keskmine võimalik tootlus läbi selle, et see on kvaliteetne teos, aga siis lisaks see intress sellest esteetilisest naudingust, et vaatad ja naudid. Samas kui sa, ma ei tea, mingit fondi osakut vaatad, seal ei ole küll midagi eriti nagu nautida, mul on tunne. See kunstiinvesteeringute tööstusaru, ma siin natukene ka vaatasin, mida siis see tööstusaru nagu siin väidab, et siis nad ikkagi ütlevad, et tahaksid mingist 15% tootlust saada. Võtavad su käest 1-3% ära ja siis targetivad 15% tootlust, mis on selline klassikaline, ütleme, et fondi isegi võib-olla VC või private equity fondi tegelikult nagu tootlus, et ma ei tea, kas ta siis oskavad midagi nagu smartimat teha või mitte, aga ta on täiesti nagu varaklass, eks ole, alternative asset varaklass, eks ole, investeeri. Tavaliselt need fondid investeerivad muidugi sellistes väga kallitesse ja teada-tuntud teostesse, et see on nende selline strateegia ja
mis kunsti puhul on veel nagu huvitav, on see, et kui ettevõtete väärtus põhimõtteliselt saab langeda nulli või isegi negatiivseks, et siis kunsti väärtus tegelikult nullist allapoole on päris raske minna, aga üldiselt ta nulli ka ei lange ja isegi siin Eestis on olnud neid näiteid, et kunagi oli selline väga hea kunstikogu ja ettevõtja Guido Sammelselg ja tema ärid siis omandasid küll negatiivse väärtuse ajapikku erinevatel põhjustel, aga tema kunstikogu oli tegelikult selles pankrotivaras kesksel kohal, et kunstiteosed olid endiselt positiivse väärtusega. Isegi Tartu Kommertspanga pankrotist mul üks hea sõber sai ühe pildi kaasa ja see minu teada tal vist isegi kõige parem väärtust kasvatas ja et tegelikult see on ka võib-olla nagu soovitus ettevõtjatele, et see võiks olla midagi, mis on jääv ka, et võib ju juhtuda niimoodi, et teie ettevõtte vara lähebki nulli, aga siis on mingisugunegi jääv. Et te 90-ndatel kui vaadata ju tagasi kruttida, et 90-ndatel ju Kuris tegi igal pool performanceid ja väidata seal Eesti Pangaga ja see kunst ja ärielu oli tegelikult nagu väga integreeritud. Mingi hetk on nagu laiali läinud, praegu tundub, et ta võib-olla jälle tõmbub nagu rohkem kokku, eks ole. See käib kuidagi tsüklitega integreeritud. Ja, et siin kuskil oksjonitel keegi kunagi tutvustas Ohaka teoseid ja ütles, et vot see teos oli nüüd selline, mida iga kolhoosi direktor oma kabineti ihales ja tegelikult kui sa mõtled nagu nõukogude ajale, et siis Ohakas oli hea kõva sõna. On tõesti nii, et ütleme, kolhoosi direktoril oli Ohakas on ju, aga siis näiteks kui tahtsid seal arsti juurde saada või midagi, siis viisid võib-olla näiteks Laapini graafilise lehe, et selliseid ütleme, sidustusi oli ühiskonnas palju. Mul ema oli arst ja tema tassi Ohakas, ma olin tiu, eks. Ohakas on selline hea näide näiteks, millega võrrelda võib-olla ka kunstiinvesteeringut. Et sul on täna või ühe aasta jooksul võimalik osta Ohakat mitte 10 000 eest, kui ka mõne 100 euro eest. Kus mõne 100 eest saab, räägi nüüd see? Mine osta eest sisse Valdur Ohakas, sa näed seal hästi palju tema õlimaali, mis tihti ei küüni paari 100 euro tasemel isegi. Ehk selle koha pealt ka, et kui sa tahad investeerida ja oodata näiteks Valdur Ohaka surma, kui nüüd ta on surnud juba pea 30 aastat, siis see alati ei aita. Et tema varasemas loomingus võib olla hulk taolised töid, mis ei tõuse ja mõned sellised väikesed, mis tõusevad 10-100 korda. No kuidas neid ära tunda? Selleks on vaja eksperdi abi ja see ongi see galerist. Üks variant galeristi poole. Ei saa, me ilma Reigota. Ma ei ole ainukene selles vallas. Aga igal juhul, kui sa lähed ka arsti juurde, sul on ka vaja eksperdi abi. On tegelikult üks võimalus veel, muidugi see hõlmab teataval määral galeristi, aga põhimõtteliselt on ju tihti see küsimus, et kuidas ikka aru saada, milline on hea kunst. Ja mina olen näinud kõige tabavam vastus sellele on selline, et vaata ära 10 000 teost ja sa saad aru intuitiivselt, millised nendest kuuluvad, ütleme, paremike hulka ja millised siis mitte, et väga palju aitab lihtsalt kunsti vaatamine. Koos galeristiga või ka ilma, et kui juba kunsti vaatamise juurde jutt läks, siis rääkige oma viimase aja soovitusi või elamusi, et kus oleks hea praegu Eestis ja võib-olla ka siis meil siin lähipiirkonnas Euroopas kunsti vaadata, et mis te välja pakute? Ma nagu alustan, eks ole, et ikkagi huumoriga ka, et ma sõitsin nagu läbi Euroopa nüüd oktoobris, küll Šveitsist lõuna poole, nagu autoga, siis tegi mingid peatusi, esimene peatus oli Avignonis. Prantsusmaal on selline huvitav süsteem, et seal on päris palju selliseid nagu majamuuseume, et erinevad kunsti ja enamust ei tunne, aga seal oli üks Van Gogh, eks ole, et siis vaatasin, et ja oli selline, mis ta nagu raudteepilt oli ja siis täitsa nagu vaatasin, täitsa nagu okei, eks ole, et mõtlesin üle niimoodi, joon lauaga vagunid ja perspektiiv oli õige ja kõik see kuradi selle relsi vahe ja kõik oli nagu täpne, et nagu päris huvitav, eks ole, et oli sul seal kusagil mingis täiesti tühjas, eks ole, et ootamatus kohas Avignonis, ma käisin lihtsalt need majamuuseumid seal läbi, see oli nagu sul Van Gogh seina peal, et täitsa nagu selline korralik Van Gogh, et ma pärast saatsin, see raudteepilt figureerib tal ka nendes toppides igal pool, siis ma sõitsin sealt edasi, siis jõudsin Dali majamuuseumisse, mis on seal teisel pool siis
Figuerases jah, eks ole, ja see oli küll nagu väga tüütu, eks ole, see Dali mulle tundub küll, et see on selline teenagerite nagu kunst natukene, nagu ma siis mõtlesin, mäletan ise ka, kui sa esimest korda näed neid, eks ole, et oled noor ja näed neid nagu kellasid ja igasugused sellised asju, vau, eks ole, milline asi ja huvitav, kui sa seda maja muuseumisse lähed, seda kõike on palju, esiteks inimesi on seal palju, eks ole, seda kunsti on nagu palju, see kõik, eks ole, karjub sulle silma, selle ruumi, eks ole, siis ta oli nagu väga nagu väsitav on, minu see arusaam. Ainus asi, mis mulle sealt meeldisid, oli need, kus ta oli, ma ei tea, kus sa kutsutakse, kui ta oli kividest teinud neid erinevad kompositsioone, sa võib-olla tead, et mina olen nii hea nagu spetsialist, aga siis ma sõitsin sealt edasi nagu Saragossasse, Saragossas ma käisin nagu Goya muuseumis ja Goya oli küll tegelikult nagu väga huvitav, et hämmastas, seal oli nüüd üleval need põhilised Goya teosed, mis on küll minu teada vist Prados, eks ole, et on kõige kuulsamad teosed, aga seal olid toodud siis need Goya pamfletid, et või tegelikult koomiksid, eks ole, mida ta tegi siis selle Napoleoni ja selle sõdade vastu ja see oligi väga hämmastav, nad muidugi on väga väikses formaadis, need oli sadu, et kui sa vaatad, et võib-olla see nagu õppetund siit oli nagu see, et tasub erinevates kohtades käia ja sa võid nagu väga üllatada, esiteks ma ei teadnud üldse, et Goya midagi sellist nagu tegi, kui sa vaatad need Goya kuulsamaid teosed, need on siis sellised ikkagi suured formaadid, aga ma saan aru see, mille pärast ta siis omal ajal oli ja väga nagu respekt, eks ole, et ta võitles millegi eest, ta oli väga nagu poliitiliselt angažeeritud, et sa nägid midagi väga teistsugust nagu Goya kohta ja eks ole, et tõesti, et minu arvamus Goyast, eks ole, muutub väga nagu drastiliselt, Dali, eks ole, jällegi ka pöördus nagu natukene teises suunas. Nii et soovitus on see, et võib-olla, et käige erinevates kohtades ja loomulikult on need nagu suured asjad, aga tihti võib väga ootamatutest kohtadest, nagu näiteks Avignonis Van Goghi näha, see oli kusjuures see on ju osa sellest kunsti vaatamise ja nautimise mõnust, et kui sa lähed Louvrisse või muusse sellisesse kohta, et sa eeldad ju, et seal on kõik tippteosed olemas, aga kui sa lähed mingisuguses tavalises linnas mingisse majamuuseumisse ja leiad sealt mingi pärli, see annab ju lisa nii-öelda laksu, et see on see avastamise rõõm, eks ole, et see on väga oluline. Absoluutselt ja isegi kui me räägime täna siin Eesti kontekstis näiteks, et siis väga hea näitus on hetkel Kondase keskuses, Mäedam ole toomik Viljandis ja minu teada vist isegi Kondase keskus üldjuhul oma siis valikusse ei võta sellist peavoolu tunnustatud loomingut, aga nad on teinud erandi just selle koosluse tõttu, mis seal praegu on ja ei ole seal liiga palju rahvast kahjuks, ei ole ka liiga palju teoseid, minu arvates oli seal nimelt umbes 10 teost iga autori kohta, nii et seal on mingi 25 teost umbes või 30 välja pandud ja mine ja naudi. Oota, siis ma tahaks edasi küsida, näiteks üks asi, kui ma nendest podcast'id ka kuulsin, et väga oluline või Reigo sulle, et galeristile, et on ka kuidas nagu vaadata, et siis üks on see, et sa paned hästi palju pilte seina peale, eks ole, sul on ruumi vähe, teine asi oli see, et paned ühe pildi kas siis seina peale või ainult ühte ruumi. Mis enda nagu nägemus on, et palju sellest sõltub, eks ole, et kuidas seda kunsti vaatad või näed või millises kontekstis, et mina ei ole nagu nii palju neid nagu näinud, aga kui ma viinistu peale mõtlen, eks ole, viinist on need paksud täis, et kas see aitab või ei aita, eks ole, selle kunstielamusele kaasa või see väsitab või on jah müra. Aga ei pea kõike vaatama, sa võid võtta ka viinistus, ma vaatan ühe ruumi või ühe teose. Korralik poisslaps ühe teose vaatas. Seal ei ole ühtegi õiget ega valet vastust taas, nagu hästi paljudes erinevates muudes segmentides, mis puudutavad kunsti. Et kui ma puudutan nüüd ka pisut enda kunstisoovitusi nii Eestist kui lähiriikidest, mis puudutavad ka eelmist nädalat, siis üks näide just käib täpselt sellisele kunsti presenteerimislahendusele, et kõik teosed ja hästi palju erinevatud kunstnikud oli suurde muuseumisaali teineteise kõrvale pandud, oli Stockholmis Moderna museetes Maurizio Catellani isikunäitus ja Maurizio Catellani on see kunstnik, keda kõik tänapäeval teavad akti järgi, et panna MacGyveri teibiga banaan seina peale ja see on väga kihvt näitus, väga tore näitus ja teine Eestist näiteks, kus on ka teosid üsna palju mitmes kihis, see on juba enam-vähem kas kunstimuuseumi või kuraatori enda otsus, mismoodi ta soovib või millise rakursi alt ta soovib mõnda kunstnikku presenteerida, on Enn Võldroosi näitus, mis Kummu savati ja väga-väga huvitav. Kätkeb, ma arvan, 70 aastast ajavälpa ja ehk erinevad mitmed riigikorrad ja loomingutasemed ja hästi mitmekülgne näitus seal.
see MacGyveri teibiga banaani lugu on kindlasti, sellest võiks ka pikemalt rääkida, et kuidas see juhtub, et mingi selline triviaalne asi äkki muutub selliseks kultusobjektiks, et meil on ka, üks kunstniku nime praegu ei mäleta, aga Londonis on see WC-pott. See on see Duchampi. Just. See on sama kunstnik. Ja et selline nagu igapäeva objekt, eks ole, on nüüd äkki kunsti sellises kultusstaatuses, et kuidas see juhtub? See juhtub alati niimoodi, et seal peab olema piisavalt tugev lugu taga, et kuidas see lugu tekib, see on omaette lugu. Et mõnikord see tekib iseenesest, teinekord üsna lihtsalt ja survestades, aga see banaanilugu tekkis üsna lihtsalt ja selle loo tekkimisel on samamoodi seos seesama kuldne tualettpott. Et Maurizio Cattelan, kes täna on tõesti nüüdisaegine kõige tuntum skulptor, siis kui Trump esimest korda sai presidendiks, siis tema ütles, et kunstnikud alati ka tahavad kuidagi oponeerida poliitikale ja mõnikord ärimaailmale, tema tollal tahtis siis oponeerida poliitmaastikule, ütles, et nüüd on maailm nagu hukas, et tema teeb oma viimase kunstiteose ja lõpetab kunstnikuks olemise karjääri ära ja tema viimane teos oligi see kullast WC-pott, kuid tema tuntus oli ikkagi piisavalt kõrge nii publiku kui ka kunstikogujate ostjate seas ja siis tema galerist, see oli nüüd 2016 oli, kui ta selle poti tegi, siis galerist 2019 kutsus ta Miami kunstimessile, ütles, et tee midagigi, et rahvas nõuab. Ja siis ta panigi selle banaani seina peal, ütles, et hind on 120 000, see osteti muidugi kohe ära. Siis ta tegi järgmisi ja kokku neid tuli 3 tükki, et otsustati, et üle 3 neid ei tehta ja 3. ostis ära Guggenheimi muuseum. Ehk seal ühelt poolt on taga hästi tugev kunstniku natuur, teiselt poolt lugu, mis baseerub sellele, et kunstnik on 3 aastat varem öelnud, ei, rohkem ta kunstiteosed ei tooda ja 3. võib-olla lihtsus, selline objekti lihtsus ja igapäevasus, millega ta kohe kõigile nagu meelde ei, kusjuures kõik need kunstimessid on ka alati hästi nii-öelda kunstiteadlaste inimeste rohked, aga seesama banaani aktsioon sai esimest korda ka siis, kui ta messil oli kõige suurema tuntuse alla just tänu selle faktile, et üks vaene Moldova kunstnik, kellel ei olnud üldse raha, läks sinna ja sõis ära ühe selle banaani sealt seina peal. Et mis tekitas siis kunstnikonnast diskussiooni, et kas rikastel kunstnikel on nagu tark või kohane teha labastel just lihtsatel ajendatel kunsti ja müüa sellise raha eest, millega nagu keskmine või vaesunum kunstnik elaks ära võib-olla terve elu. Ja ütleme selle konkreetse teose puhul minu arvates veel see fenomenaalsus seisneb minu arvates ka sellest, just nagu Reigo ütles, tehnilises lihtsuses, et tegelikult ütleme, seda teost on ju võimalik reprodutseerida iga ühel kodus ja minu arvates nüüd kas 6 aega tagasi umbes oligi ju see Hiina krüptoärimees ostis litsentsi sellele teosele. Ta ei saanud seda teost, vaid ta ostis litsentsi, ma hinda ei mäleta, kas oli väga kõrge. 6,2 miljonit. Jah, 6,2 miljonit ja siis $, just oli seal, jah. Ma võite kodust ja ma müün selle poole. See oli küsinud, miks ta seda tegi, miks ta selle ostis, sest kõigepealt ta läks Hiinas poodi ostis, on ju, ma ei tea, 20 sendi eest selle banaani, mille ta siis ka ära sõi ja siis tal oli veel siis üks rull siis seda teipi. Aga nüüd, kui minna nüüd väga granulaarseks selle loo nagu analüüsimisel, siis tõepoolest esiteks selle teose tuntus, väga lihtne seda nagu uuesti teha, aga kui vaadata seda ostjat, et temal mina arvan, et oli nagu jälle omakorda nagu lugu, et teda see kunst nii palju ei huvitanud, aga ta soovis tähelepanu, sest tema ise on suure krüptobörsi omanik, ta tahtis nagu tegelikult reklaamida seda krüptobörsi ise ennast, nii et seal nagu see lugu oli, ma arvan, nagu ütleme, mõnevõrra paksem kui lihtsalt nagu kunstikoguja või kunstisõbra soetus, et nagu Reigo mainis, tegelikult see narratiiv läks palju pikemaks. Ja kui samas vaadata ka kunstiinvesteeringuna selle sama konkreetse teose näitel, siis 120 000 osteti ta sealt kunstimessilt aastal 2019 ja nüüd 2024 müüdi 6,2 miljoniga, et see on päris tore tootlus. Nüüd ma pean ikka balansseerima seda asja, eks ole, midagi nagu arusaadava poole nagu minema. Aga näe, kunst, mis on muuseumis esitatud, messidel esitatud ehk
filter on vahel on. Galerist on ka olemas mängus. No ja jõuame sinna, et krüpto ja pole fundamentaali, aga noh, ma lihtsalt annan ikkagi ühe soovituse võib-olla sellises siis, kus kultuurist ikkagi, et noh, mis ma kunagi nagu käisin, ma nüüd käinud, aga paar aastat tagasi käisin vaatamas ka Napolis ikka seda Il Cristo Vellutot ja noh, et ma ei tea, et seda ka võib ikkagi soovitada, et see on siis see, et kus kõik need veresooned on näha ja noh, et peetakse jaoks ikka maailma kõige paremaks nagu skulptuuriks, eks ole, et noh, mis on ikkagi sellise, et siis midagi muud ka nagu soovitada, mis on natukene maalähedas, võib-olla selline klassikaliselt ilus ja noh, seda ma küll oskan küll öelda, et noh, ma ei tea, kes seal, kas seda nüüd keegi tahab väga nagu diskuteerida selle üle, et ta ei ole nagu ilus, aga noh, minu arvates see on küll nagu selline absoluutne ilu, et mina julgeks küll nii väita, et noh, see Il Cristo Velluto on küll, eks ole, selline mina väidan vastupidist, et absoluutset ilu ei ole olemas. Ja et ükskõik, kes määravad selle absoluutse ilu, see on tõenäoliselt mingisugune väga väike valik, ükskõik kui kõrge tasemelisi teadlasi, aga see ikkagi ei anna sellele veel nagu absoluudi kinnituse. Ehk ja absoluutne ilu või arusaam absoluutsest ilust muutub iga põlvkonnaga. Kas see mingi kuldlõige või see proportsioon ei ole isegi tõestatud, et see on kuidagi moodi bioloogiliselt on nagu meeldib meile see kuldlõige? No see Vinci ja noh, need, eks ole, et see nagu on universaalselt ilus. See on see, kuidas me maailma näeme. See kehtis võib-olla üleilmsel sajandil, millal selliste põhimõtete järgi kunsti kõige rohkem loodigi ja õpetatigi maaliakadeemiatesse kuldlõike nii-öelda proportsioone maalide tootmisel. Aga noh, tänases kunstimaailmas ma vaatan, kui võtta just maali, siis motiividelt on kõige populaarsem abstraktne maal. Ja kui ostja tahab ja jahib abstraktset maali, loomulikult sa võid mingisuguses kontekstis ka abstraktses maalis otsida seda kuldlõike jaotust, aga tihti enamuses nendel seda ei ole. Ehk see näitab võib-olla seda, et noh, mõne aja tagune traditsioonilise maali tundmise, hindamise või tunnustamise meetod on tänaseks aegunud. No selle aja maal oli ikkagi, ütleme, kui me mõtleme tänases, ütleme sellises rakendusmõttes, siis seal oli väga oluline osa ju noh, nagu asendada tänast fotot või anda edasi mingit hetke, et siis hiljem oleks võimalik seda noh, paremini kuidagi taasesitada või meenutada, et noh, see noh, tänapäeval see asi on lahendatud fotoga. Ega see abstraktne tuligi ju peale neid fotosid, noh, Malevitš, eks ole, Kandinski, eks ole, noh, Mondrian, noh, mulle tegelikult ka meeldib, eks ole. Ma ajan ikka oma joru edasi, et minu teada on see bioloogiast isegi kinnitust leidnud printsiip liigikaaslase või elukaaslase või partneri valikul, et nii imetajad, teised imetajad kui inimesed hindavad teatud proportsionaalsust oma partneri suhtes, ole sa rebane või ole sa inimene. Et see võib ka kanduda üle kunsti. Kindlasti, kui kunsti eesmärgiks on edastada seda sama inimest, et kui seal on proportsioonid pole paigas, see, et inimene või jahib teises inimeses anatoomilist proportsionaalsust, see on juba ürgne soo jätkamise vajadus. See on bioloogiline juba ja seda tihti kunstis. Ta ei ole ainult bioloogiline, aga võta araablaste, et vahepeal käisin ikkagi päris palju ka nagu Marokos ja kui sa võtad need Marrakeshi või need laod või araablaste tippkunst või võta Granada või kõik see, eks ole, ma arvan, kõik, eks ole, vaatavad seda, kõik tunnistavad, see on küll arhitektuur, aga see geomeetrilised sümbolid ja see korrastatud ja see on ilmselt minu arvates ikkagi maailma dekoratiivkunsti tipp ja me ainult sealt tuleme nagu alla, et sa kunagi ei suuda seda enam reprodutseerida. Mina väidaks küll, et see on absoluutne tipp, eks ole, ja sealt me oleme ainult nagu alla tulnud, mis ei tähenda seda, et abstraktne kunst ei kõnetaks või ta oleks huvitav. Aga ja mis ei tähenda seda, et kunagi põlvkonnad peale meid ikkagi suudetakse samal tasemele või kõrgemale veel minna. Selles ma kahtlen küll, eks ole, et siis on orjatöö vaja tagasi tuua. Siit ma tulen kohe oma soovituse juurde ka, kui sa rääkisid sellest ülimast struktuursusest ja Marokko kunstist, siis ma omakorda soovitaks külastada Viinis Hundertwasseri majamuuseumit ja Hundertwasser on selline kunstnik, kelle põhimõte oli see, et looduses pole ühtegi sirget joont. Ehk et tal on kõik kumerad jooned ja ta siis oma arhitektuuris ja ka kunstis jäljendab neid ümaraid ja pehmeid vorme. Et see kontseptuaalsus on ka päris huvitav, et paljude kunstnike puhul seda nii selgelt välja ei tule, et mõnede puhul on see kontseptuaalsus, et ta nagu mingisuguse maailma vaate järgi, et tegelikult need igasugused manifestid ka, eks ole, mida rühmitused on siis avaldanud, et nad mingi manifesti järgi nüüd loovad uut kunsti või tahavad midagi maailmale öelda, et see on nagu osa sellest loost, eks ole.
Enamus ikkagi tuleb tegelikult ju nagu loodusest, et Gaudí ju võttis loodusest, eks ole, oma inspiratsiooni, Picasso väidetavalt võttis ikkagi nendes Aafrika kujude pealt, kuigi arvatakse ka teistmoodi. No iga kunstnik ise tuleb ka loodusest. Aga tulles selle loo juurde, see on nüüd asi, mis mõjutab väga palju tehisintellekti ja kunsti seosed, eks ole, et neid pilte, mida endale köögiseinale panna, neid abstraktseid pilte, saab täpselt valida oma selle valamuga sobiva värvitooni ja täpselt suuruse ja kõik ja neid genereerida ja leiad mingi hea trükikoja, mis selle välja trükib ja ongi pilt seinas. Aga nende piltide häda vist on see, et neid nagu pärast edasi müüa on raske ja see väärtus võib-olla siis jääbki ainult selle materjali kulu peale seal, et see lugu, millest siin päris palju enne juttu oli, et see on see, ma ei tea, on see marketing või mis see lugu on, et miks siis nagu osade kunstnike puhul see läheb hinda, tema see banaan seinal ja mõne teise puhul täpselt sama objektiivselt võttes nagu asi, töö ei maksa midagi. Seal ongi see sama pidev töö, et kunstniku tööde väärtus ikkagi üldiselt ehitatakse pika aja jooksul ja tihti võib-olla on ka selline vale arusaam, et kunstnik saab mingi taevaliku valgustuse ja teeb kihvti teose, et enamik kunstnikke, keda mina tean ja kes on ka tunnustatud kunstnikud, nemad käivad tööl iga päev, nii nagu kõik teised tööinimesed lähevad stuudiosse, hakkavad harjutama, hakkavad oma ideedega töötama. See on see, kus kvantiteet läheb üle kvaliteediks ühel hetkel? Ma isegi ei tea, kas nad toodavad nagu kvantiteeti, aga nad tegelevad kogu aeg selle loomeprotsessiga, et võimalik, et on ka muidugi neid, kellel on nagu mingeid teistsuguseid kogemusi, aga jällegi muusikaga tuues paralleele, et räägitakse, kuidas need ongi, One Hit Wonder vist on nagu see bänd, kes eks ole siis või esitaja, kes teeb ühe loo ja pärast seda teda pole, et kunstis ma ütleks, et ma ei tea neid One Hit Wondereid nii palju, et pigem ikkagi pidev protsess, pidev distsipliin, väga keeruline tegelikult indiviidu jaoks, sest tavaliselt ju kunstnik töötab üksi, et ta ei lähe kuskile, ütleme siis kollektiivi, vaid sa pead ikkagi omama väga sellist suurt püsivust ja distsipliini, et jõuda kuhugi. Siin kõige parem võib-olla näide, mis mulle siin on silma jäänud, on Lucian Freud, kes on ka nüüd 10 aastat surnud, aga siis ütles, et tütar, ta läks iga päev hommikul läks oma stuudiosse ja siis ükskord tütar viis ta nagu Itaaliasse puhkusereisil ja siis ütles, et esimene päev oli veel nagu okei, aga teise päeva nagu Lucian ei osanud enam nagu midagi teha, eks ole, ta tundis sellest niivõrd puudust ja siis 3. päeva ta sõidis nagu Londonisse oma stuudiosse tagasi. Et tema ainus väljendus või ma ei tea, kas ta seal päris iga päev nagu käis, et ilmselt ta seal Francis Baconiga veetis ka natukene ikkagi aega, eks ole, et aega-ajalt, aga et põhimõtteliselt ainus koht, eks ole, kus ta elas või ainus koht, kus ta ennast hästi tundis, oligi oma stuudio. Aga see järjepidevus või see lugu ikkagi tähendab siis seda, et nagu väärtust saab omada, ma nüüd üritan siit järeldada, et ikkagi professionaalne kunstnik, sellepärast, et kui sa oled amatöör ja teed aeg-ajalt mõne pildi, eks ole, et siis suure tõenäosusega sa ei saavuta seda lugu, eks ole, et see jääb ikkagi selliseks juhuslikuks nii-öelda hobiks või katsetuseks. Nagu Reigo tõi näite, et kui sa oled hobisportlane, aga käid korra aastas jooksmas, et ega seal selline tervisemõju on ikkagi ka ilmselt nagu kesine, et aga kui juba käid iga nädal 2 korda, et see juba võib-olla on nagu parema tulemusega. Nojah, ja siis on nagu jalgratturid, eks ole, või need trekisõitjad, seal on niimoodi, et sa ajad need jalalihased nii musklisse, et nad isegi ei suuda enam trepist ülesse minna, et sa on nii funktsionaalne, et sa pead hästi kiiresti tegema seda nagu liigutust, eks ole. Siis sa midagi muud ei saagi enam nagu teha. Võrdluse spordiga võib ka selline hea näide tulla, ma ei mäleta, kes Eesti praegustest, võib-olla nad lõpetanud ka kibedatest jalgratturitest, see oli siis Kangert või Taaramäe, keegi ütles, et Eestis on suur hulk harrastus jalgratturid, kes teevad iga aasta neid trennitunde palju rohkem kui tema. Aga miks tema käib nagu suurvelotuuridel ja need harrastajad ei käi, seal ongi taga mingisugune talendi hulk või kogus, miks ühel tuleb see suurema või väiksema trenniga see parem tulemus välja ja teisel ei tule võib-olla eluaeg treenides ka see välja, et seal lisaks järjepidevusele, mis on hästi oluline, on vaja ka ikkagi
miskisugune talent või no sul peab keeldus olema, aga siit ongi nagu õige edasi küsida, et Reigo, eks ole, annas ikkagi häid vihjeid, eks ole, siin kõigile, keda osta tuleb, eks ole. Vihjed. Paar vihjed ma teile andsin, et osta galeriist, ma võib-olla täpselt nimel. Teine vihje oli minu arvates see, et oodatakse kellegi surma. Aga ütleme, kusjuures see kunsti ja investeeringu ärasidumine, et ühes lauses on mõlemad terminid, need on Eestis tekkinud viimase 2-3 aasta jooksul. Varem ma ei ole seda tajunud. Ja arusaadavalt ka, sest kunstiturg on teinud viimase 2-3 aasta jooksul piisavalt suuri hüppeid. Aga mina nagu ütleks, et ärge mõelge kunstist selle investeeringu peale. Kui Riivo on nagu öelnud, et kui su keskmise teose ostad, ükskõik terve turu keskmine tõuseb 3-5%, mõtle selle teose peale, mis sulle endale meeldib, ja pane ta seina peale ja millal iganes hetkel sa tahad seda maha müüa, siis mingisuguse tulu ta sult ikka tuleb, et kui sa hakkadki paaniliselt mõtlema enda kunstimaitse valikul, nagu juhinduma selle järgi, et kes võib tuua kõige rohkem tulu sulle mingi ajaperioodi jooksul, siis sa võid täitsa nagu lolliks minna. Aga kui sa tõesti tahad kunsti investeerida kui ühte investeerimisvahendisse, siis sa pead otsima mõne eksperdi appi endale, kes oskab sul õigemad suunad välja valida. No, aga Manitski peale mõtlen seal Viinistust, minu arust on ikkagi kõike ostnud. Sest talle meeldivad lihtsalt väga paljud asjad, ma arvan. Manitski minu jaoks on väga haruldane nähtus, et ta tegelikult hakkas kunsti ostma kuskil 90. teises pooles, siis kui ta Eesti tagasi tuli, tal on tõesti see laiev spekter hästi lai, tal on baltisaktased pagulaskunsti, mis on iseenesest mõistatavalt ja väga-väga nii-öelda nüüdisaegset kunsti ka. Ja kui uskuda seda tema juttu, mida ta siiamaani levitab, et tal ei ole ühtegi kunsti nõuandjat olnud, siis ta on väga hea silm või ta on väga palju tööd teinud selle nimel, käinud külastanud hästi palju kas kunstinäituseid, samamoodi see 10 000 või isegi 100 000 teose vaatamise töö on ette ära või on ta lihtsalt suhelnud kunstiga, kes on andnud talle häid soovitusi. Et minu meelest tema see muuseumi valik on hästi kõrge tasemel nii kõigis selle mitmekülgsuses. No üks Manitski lemmikuid tundub siiski olevat Konrad Mägi ja tegelikult Konrad Mägi kohta ma olen kuulnud ka seda lugu, et näiteks see sama teatrietendus oli see vist külmetava kunstniku portree, tegelikult ka nii-öelda turunduslikus mõttes andis suure hoo sisse, et tema tuntuse ja siis samuti hinnatõusule, et kas selline lähenemine, et kui mõni kunstnik nii-öelda satub teise kunstivormi, olgu see film või teater või mis iganes muu vorm või saab kuidagi legendaarsemaks läbi selle, et tema persoon siis, et see võiks seda tema loomingu väärtust tõsta, et see vist peab paika, eks ole? Kindlasti ja ütleme Mägi puhul on see, et ma ei ole kindel, et ta on väga populaarne kunstnik ja et seal on väga suur, ütleme, nõudlus, aga Konrad Mägil on vedanud sellega, et on mõned inimesed ja neid ei ole võib-olla väga palju, aga nad on ja väga võimekad, kes on teinud, ütleme, sellist head manageri tööd pärast tema surma, et Eestis on vähemasti üks väga selline, ütleme, pühendunud Mägi koguja, kes teeb ka väga palju nagu selle kunstniku pärandi siis populariseerimiseks, et ma ei julgeks öelda, et ta on kuidagi, ütleme, turul ülipopulaarne, aga seal on mõned tegijad, kes on väga pühendunud. Aga kui palju on või kui suur on potentsiaal väljaspool Eestit, et meie see oma kunstiturg on ju väga väike, meil on vähe kunstnikke ja vähe kunstiostjaid, et kas võib ka sellele lootust panna, et näiteks ostes Eesti kunsti õnnestuks neid kunagi müüa ka näiteks välismaale? Täiesti kindlasti kaasaegsed kunstnikud tegelikult Lätis ikka. Ei, kaasaegsed kunstnikud on päris hästi liikunud ja ütleme, maailm on ka läinud ju sinnapoole, et toimuvad regulaarselt kureeritud kunstimessid ja mis on üks kunstimess, see on suur ruum, kus on väljas palju galeriisid paljude kunstnikega ja seal messi siis omanikud või korraldajad on ennem kureerinud, et sinna põhimõtteliselt saavad peale kindla kvaliteeditasemega asjad ja need on rahvusvahelised, et Reigo galerii, aga mitmed ka teised Eesti galeriid osalevad nendel messidel ja midagi seal ka ju müüakse ja üldjuhul ikkagi välismaale.
No siit tekib päris huvitav küsimus, et me just vaatama, et need kõige kallimaid maale ka, et kas on üldse, kõik need ikka kunstnikud on ikkagi väga värvikad, nii oma eraelu kui ka personaalia või selle poole pealt, ma nüüd Eestis, eks ole, et kui rahvusvahelist pilti vaadata, et kui see kuulsuse juurde nagu tulla, et eks siis üks osa kuulsusest on ka selles, et neist on midagi kirjutada, eks ole, et või tead see küsimus on see, et kas on üldse mingit igavat kunstnikku, kas igav kunstnik või selline väga kodanliku eluviisiga või tavalise eluviisiga, kas ta on nüüd see võimalus nagu kuulsaks saada, et kas on contradiction in terms. Igast inimesest on võimalik mingi värvikas elulugu kokku kirjutada. No. Ja tihti siis, kui kunstnik saavutab mingisuguse tuntuse taseme, siis kas hakatakse ka tavaseikasid, mida igal inimesel meil on juhtunud, olgu siis kooli ajal või keskkooli ajal või sõpradega, neid lihtsalt nagu justkui heroiseerima ja kirjutama need suureks, et näe juhtus tollalt selline muu asi ja see alati loob kunstnikust nagu suurema kuvandi. Ja see kõik, kogu selline tegevus hakkabki tihti alles pihta siis, kui kunstnik on saavutanud juba mingisuguse tuntuse. Aga see lugu, Eesti kunstniku lugu välismaal kuulsaks teha on ju päris kallis ja raske, et üks asi on see töö kvaliteet kui selline nagu, aga kõik see lugu sinna juurde, see ju nii hästi ei levi. Nii ta tegelikult on, eks Riiva mainis siin messe, messidel käivad küll hulk Eesti galeriisid, aga seal on see, et sa pead järjepidevalt seda tegema, kui sa ühe korra teed, mess kestab nädal otsa, nädala jooksul suudad maha müüa näiteks 3-4 teost, siis see ei loo veel mingisugust alust, et see sama kunstnik oleks rahvusvaheliselt likviidne. Ja tihti iga kunstiturg ongi ikkagi üsna lokaalne. Juhul, kui kunstiturust rahvusvaheline on väga kõrge protsent, ütleme siis juba, mis Eestis 100 000 plussist teosed, ja just on väga madal, ehk spontaanne turistiost võib-olla kuni 300 €. Kõik muu vahel on täna ikkagi pigem nagu lokaalne, aga see ka muutub, ütleme, online kaubanduse ja interneti levikuga uuemad põlvkonnad, need ei oma nagu kunstile nii suurt geograafilist tähtsust, et eestlane peab ostma Eesti kunsti, lätlane Läti kunsti, aga veel mõnda aega tagasi oli tõesti niimoodi, et eestlane ostis Eesti kunsti, lätlane Läti kunsti ja seal kattuvus ei olnud isegi mitte. Aga siit võikski nagu edasi rullida, ma ise ka mõtlema, et kui Baltikumi nagu vaadata, et on siis need emigrandid, eks ole, kes on siit Nõukogude Liidu territooriumilt või tulnud Chagallid, eks ole, Rotkod, et nüüd ütleme Baltikumist ega väga palju teisi ei teagi, kui sa oled siis Skandinaaviasse, loomulikult on Munk, kui sa siis mõtled, eks ole, et Rootsi või eks ole, Soome peale mõtlema, Soomes on muidugi disainerid, eks ole, aga maalikunstnikke, et ega siit Läänemere ümbrusest või kas või poolakate peale mõelda, et kes on kõige kuulsam nagu Poola maalikunstnik, et siis saad ilmselt nagu päris sätta, eks ole, isegi sakslaste puhul on ju see, et okei, sul keskajal või tänapäeval küsi, kes on nagu saksa kunstnik, eks ole, siis austerlasi on muidugi palju, eks ole, kui sa võtad kõik need austerlased, eks ole, see kunstnike puhul on niimoodi, et naljalt keegi individuaalselt kuulsaks ei saa. Nad saavad alati tuntuse millegi kontekstis. Näiteks Picasso oma kontekstiga kogu see kunstnike kommuun, kes eelmise sajandi alguses oli Pariisis. Nii Chagallid kui ka Picasso enda hea sõber Modigliani, et tihti kunstnike kogukondade või kunstirühmituste kaudu saab tutvuks terve rühmitus ja siis keegi sealt teravamat. Ka näiteks Marcel Duchamp, ütleme, keda nüüd valiti eelmise sajandi kõige olulisemaks kunstnikuks. Wow. Ta tuli ka ikka puhtalt, ta isegi ei pidanud ennast karjääri lõpuni kunstnikuks, ta tegi pulli teiste dadaistist sõpradega. Tema oli see tualettpoti. Ja tema Nurin oli see autor ja kuulus. Et aga kui ei oleks olnud seda dadaistide koolkonda, ei teaks täna siiamaani keegi võib-olla ei Duchampist ega sellist. Aga me peame ikka küsima, et kõik võiksid oma mingid nagu lemmikud nagu läbi käia, eks ole, või et siis ja natukene ka. Kui praegu siis Äripäeva raadio eraldaks teile siin fondi raha, et keda te siis endale koju ostaksite, kui võimalik oleks? Nüüd 2 erinevat lähenemisviisi. Kui ta annaks mulle raha, siis ma ei ostaks võib-olla neid töid, mis mulle endale kõige rohkem meeldivad. Ma ostaksin neid, millel ma näen kõige suuremat tõusupotentsiaali. Aga kui ma vaatan endale, mis mulle meeldivad, siis ma olen kunstiga ostnud pea 25 aastat üsna intensiivselt, natuke isegi liiga intensiivselt, et siis takkajärgi seda pisut hinnates. Ma ei ole mitte kunagi seadnud endale ette trassi, mida ma peaksin ostma ja kuhu suunda minema, vaid enda meeldivuse järgi, aga kui sul meeldivad ikkagi sarnased asjad, siis ostud kipuvad ka sarnaseks muutuma. Ja ma näen, et minu ostudes on olnud 2 paralleelset suunda,
mis justkui tegelikult suundada on täiesti vastandikulised. Üks on täielik psühhedeelne hullus ja teine on konkreetne geomeetriline esteetika, näiteks Laapin või isegi ma pean Rotkot ka võib-olla selliseks geomeetriliseks kunstiks. Kes see hulluse esindaja on? Noh, praegu ma julgen öelda näiteks Robin Nõgisto või ka kas või Jean-Michel Basquiat ja taolised, kes väga julgelt ja ekspressiivselt käivad nende värvide ja muude asjadega üle, et seal ei ole justkui ühtegi nagu täpselt nii-öelda kunstilist pidepunkti. Et noh, üsna nagu, võib-olla ma olengi bipolaarne inimene, et mulle kuidagi kaks erinevat suunda sama aeg. See on sul üle päeva või hommikul Riivo, õhtul? sulle Äripäeva raadio eraldas raha nüüd kunsti ostmiseks ja keda sa siis oleksid ostmas? Jälle sama lugu, mis igapäevaselt ma töötangi fondijuhina, küll teen tehnoloogia investeeringuid riskikapitali fondi Specialist VC ja siis ma saan nagu oma professionaalse elu ja siis hobiga tuua nagu neid paralleele, et kui ma hakkasin kunsti vastu huvi tundma, siis ma ikkagi rohkem vaatasin klassikalisema kunsti poole ja seal ütleme Eestis siis modernne kunst, seal pärast sõjaaegne võib-olla valik ja seal mul üks tegelikult suund on jäänud siiamaani selliseks suuremaks huviks, mis on siis ütleme modernne nõukogude aegne Eesti graafika, sest et nõukogude ajal paljud graafilised teosed publitseeriti graafika aastaraamatutes ja siis ma omal ajal kogusin kokku kõik graafika aastaraamatud ja nüüd ma siis kogun teoseid, mis on publitseeritud graafika aastaraamatutes. Aga siis kuna igapäevane töö on seotud ikkagi ütleme, uute ettevõtetega ja startupidega, siis mingil hetkel ma mõtlesin, et okei, et kuidagi, et see on isegi vastuolu, et ma tegelen nagu võib-olla hobis siis kunstis sellise ütleme juba ma ei tea, mitukümmend aastat vana või isegi 50 aastat vana asjaga, aga siis igapäevatööna nagu proovin leida seda, et mis on see tulevikutrend või mis nagu tulevikus olema väärtuslik ja sealt ka huvi tegelikult on rohkem kandunud siis kaasaegse kunsti poole, nii et tõenäoliselt ma moodustaksin sellise portfelli võib-olla, et 2/3 kaasaegne ja 1/3 siis vanem või modernne kunst, aga eks need Eesti kunstisõbrad ka ju omavahel suhtlevad ja vaatavad ja võib-olla need maitsed ka mõnes mõttes natukene ühtlustuvad, et ma tean, et Reigo on siin mõnda minu ostu vaadanud ja öelnud, et see on hirmutav. Ei, see on hirmutav. Ja siis nüüd ta saab nagu kommenteerida, mis ta mõtles, aga võib-olla viisaka inimesena ta on öelnud, et et sarnane maitse, aga võib-olla ta mõtles, et hirmutav selles suhtes, et ikkagi halb. Ma ei tea, kuidas ta mõtles. Halba ma ei ole veel sellega mõelnud. Nii, et kuna mina olen finantsinimene, siis ma pean ka kusagilt sealt geomeetriast või arhitektuurist nagu alustama, et ma millegipärast kunagi ole tahtnud endale seina peale mingit nagu maali panna, ma isegi ei tea, miks, enne saadet ma mõtlema, et huvitav miks, samas ma ideaalis, mida ma tahaksin, ma tõesti võtaks võib-olla Marrakechist mõne lae ja tooks selle siia endale tegelikult ära, et see on minu dekoratiivkunst ja siis ma olen nagu arhitektuuri ise investeerinud, ma ütlengi, et mul on siin üks selline maja, mis ma tegin, eks ole, suure vaevaga, et selline vaese mehe Lloyd Wright, mis ma arvan, mingi selline ja kui ma käisin suvel ka, käisin veel seal Bauhausist läbi nagu Dessau Roslaus, eks ole, siis ma sain ka aru, et seal on ka väga palju geomeetriat. Kandinski oli seal, ma isegi ei teadnud, eks ole, et Kandinski oli seal Bauhausis, oli nagu õppejõud lausa, et kuhu see geomeetriline kunst või süsteemne struktureeritud, ilmselt see tuleb sellest, et sul on aju nagu selline poolkerat süsteemne struktureeritud finantsis arvud nagu reas, et see mulle tegelikult nagu väga palju nagu apelleerib, eks ole, et võib-olla selline abstraktne mulle ka täitsa nagu meeldib kõik need Mondrianid ja saad projitseerida kuidagi nagu enda mõtteid, aga väga raske on öelda, sa tõesti pead muuseumis käima ja vaatama neid värve või pilte, et seal ei ole, ma ole suutnud küll leiutada midagi, et ma suudaks seletada, et mis see täpselt on, et seal nagu apelleerib ja klassikalises kunstis mul on ikkagi jäänud sweet spot, eks ole, sõltub ka, kuna sa nagu väga palju käid, eks ole, millal sa näed, aga mul on ka nagu ikkagi sweet spot Töneri vastu, eks ole, minu arvates, kui rääkida päris nagu maalikunstist, eks ole, siis ma ütleksin ka, et Töneris on ka ikkagi midagi, mis jõuab peaaegu sinna absoluutse nagu juurde. Et kui sa vaatad neid värve või neid kompositsioone või kui küsida, eks ole, et mis siis on kusagil ja minu jaoks nagu maalikunsti nagu tipp, eks ole, siis ma ütleksin küll ikkagi nagu Töner.
nii, ma just äsja käisin Pompidou keskus, mis kohe kinni pannakse sürrealistide näitusel ja kes jõuab vist veel detsembrikuu viimased päevad saab külastada vist 3-4 aastat on ta. Minu tead isegi 5-6. 5-6 jaa, aga ikkagi jaa, päris pikka aega. Igal juhul sealsel sürrealistide esinduslikul näitusel ma nagu taas avastasin Rene Magritte enda jaoks, vaatasin, et kui midagi tahta seinale panna ja KPMG finantseeriks seda, siis ma võib-olla valiks tema praegu. Aga praegu saade sellega ühel pool stuudios olid Reigo Kuibjõgi, Riivo Anton, Hanno Lindpere ja Hando Sinisalu, saate tõi teieni KPMG Eesti ja aitäh kõigile kuulajatele!